tervitused. Tulin just hommikuselt püügilt, tegin 8:30–9 ja otsustasin, et võtan täna grilli peale omale ühe forelli kaasa. Kuidas ma selle forelli tabasin ja mis jõe peal veel juhtus, vaata videost. Väike ahven. Adam. Kohe ilusa kalavõtt läks minema ja lanti automaatselt rondi taha sinna ka. Kena hauk ärästikus. Siuke hauginolk alla põlvega ärästikus.
Opa. Forellike otsas üks. Pisike forellike. Nii, vabastame ärgusu ära. Opa, sai minema. Vett on siin 10-15 sentimeetrit. Enne see kaamerasse ei jäänud, aga enne käis siin veel üks pisikene otsas. Natuke tagasi. Veel võtt. Üks väike võtt oli veel. Kärestikus kala olemas, aga pisikene. Tegin väikse kärestikulise osa praegu ära ja hommikul kohe kärestiku valguses augus üks väike ahven. Siis oli juba päris ilus forell otsas. Läks minema ja siis mööda kärestikku üks haug. Veel üks pisike forell. Ja see pärast veel üks väike, mis ma vabastasin. Ja siis veel mingi imepisikene. Võtan siit põsa tagant pärast veel väikest lõiku kiiremas voolus. Aga kõnnin sinna praegu käänakusse. Proovin natuke vaiksemast voolust ja sügavamast kausist. Alla voolu ma kahlasin meelega, ma tegin aegsasti viskeid ette ja põhi on kõva ja mingit sodi läinud, et vähemalt neid kaluda ei segan. Opa. Haugipulk vist oli see. Hoppa. Au.
Kala jões on väike, aga väga ettevaatlik on see võtt. See oli ka haug vist. Forell. Okei. Yeah. Ilus. Nii. 40 senti oli see kala ja kuna mul võtud niigi harvad, selle kala ma võtan kaasa. Kui olen plaaninud võtta kala kaasa, siis et talle rohkem mitte lisastressi ja kannatusi tekitada, siis tuleb ta surmata koheselt. Uimastada enne ära ja veri välja lasta lihtsalt. Kala mulle maitseb ja kui ma tahaks pelgalt ainult süüa, võiksin ma teda poest ka osta, aga see tunne jõe ääres justkui tuled, pead ise jahti ja peale pikka metsaskäiku lähed valmistad endale sellest midagi, et seda tunnet nagu poest ei osta. Protsess algusest lõpuni. Et kui tihti siis kala kaasa võtta. Minu puhul on nii, et mina tihti kala ei saa. Kala tarvis üks oks tassimiseks. Vahepeal võsast. Meeletut sääski on palju. Rohkem me täna võttu ei saanud ja lõpetan oma hommikuse püügi. Selline ta siis sai. Ja huvitav oli see, et mitu korda loobid lanti ühte kohta ja kala ei võta, et samamoodi see forellen. Ma läksin sinna paar sammu tagasi, ma tegin seal enne hulgiviskeid ja siis otsustas mingi hetk ära rabada lihtsalt. Ja siis see sammune koht, kus lant nii-öelda popperisse läks, sai sinna visatud mitu korda.
ja ärritas teda siis see, et kui pinnas hakkas solberdama ja ritsmeid viskama, lant. Jões on kala küll, aga kunagi ei tea, millal ta võtab ja mis momendil ta otsustab rabada või millal ta ärritub. Aga järgmise korrani jälle. Toorelt ka väga hea, aga õhtul šašlõkile väike grillilisa. Vaatame, kuidas grillitud forell tuleb ja maitseb. Ega kala pärast ei saa ju ainult seda grilli käima panna. Oma valmistatud šašlõkk läheb Vardasse. Läbi sügavkülma käinud meriforell ja tänane jõeforell. Pealt krõbedaks süte pealt enne. Silveril on onu, kes on kas pakkunud roodi. Aga tegudeks pole läinud. Aga ei tea, mis sellepärast, et seda lähme.